tere hommikust, on tegelikult juba 3. päeva hommik ja ma ei ole jõudnud otseselt niiviisi teiega rääkida, sellepärast et nii kiire on olnud. Siiani on mega äge olnud. Täna me läheme Tokyost välja esimest korda, me läheme Hakonesse. Meid ootab siis ees ka väike matk ja sööme head sööki. Samuti meid ootab ka ees selline traditsionaalne Jaapani hotell, kus meil on onsen. Onsenid on meil nii nagu eraldi meie tubades kui ka siis avalik onsen. Aga jaa, üleeile me saime kõigiga tuttavaks, käisime väljas esimest korda, olime Shinjukus ja eile käisime kalaturul, sõime seal head sööki, sest et seal on alati nii palju rahvast, aga söögid olid mega head, ma sõin angerjad ja siis pärast seda me käisime juba sushit tegemas. See oli minu jaoks esimene kord, ma ise oma kätekestega voolisin neid, aga siiski see oli ka väga selline tore kogemus. Ta kustus meid endale nii-öelda külla, ta päris ei ela seal, aga see siiski on nagu selline Jaapani koduvaibi nagu annab. Nii et turistina ma mõtlen tagasi, kui ma oleks olnud, siis oli nagu ikkagi väga tore näha neid. Aga jaa, hakkame siis minema ja vaatame, kui palju ma jõuan täna filmida. Aga täna muidugi on juba kell 8 läbi, ma ei jõudnud üldse täna ärgata, aga ma ärkasin mingi 7:30, ehk siis mitte väga ammu aega tagasi. Nüüd me hakkame minema rongi peale, sõidame umbes 1,5 tundi, jõuame kohale, teeme kiire lõuna, siis juba hakkagi matk. Ja ma loodan, et täna on ka, see peaks olema ka selline ilus vaade tegelikult Fujimäele, nii et ma loodan, et me näeme täna seda. Et jah, me hakkame nüüd minema ja ma vaatasin, viimased asjad toas on korras, midagi ma lootust ei jäänud ja teeme päevaga algust. Ma olen isegi kohvi veel joonud. See reis kestis kokku 10 päeva ja tegelikult graafik oli üpriski tihe, nii siis ma ei jõudnud otseselt kaameraga nagu rääkida, ehk siis siin videos ma teen hoopiski rohkem voice-overit. Aga nagu ma ütlesin, siis esimesel õhtul me käisime väljas, saime kõigiga tuttavaks ning peale lendu muidugi inimesed ütlesid, et nad olid ka veidikene väsinud ja no Tokyo ise on ka selline tuledes särav, palju inimesi millestki aru ei saa, ehk siis ma usun, et inimesed olid ka veel omakorda sellest väga väsinud. Ehk siis umbes iga tunni aja tagant keegi läks tagasi hotelli puhkama. Aga järgmine päev oli juba parem olla ja käisime kalaturul. Ma leidsin sealt nii hea söögi anger ja riisiga, aga ma mõtlesin isegi sinna mingi hetk tagasi minna, sest mulle tõesti jättis see sellise hea mulje. Seejärel me käisime ka ise sushit valmistamas, mis oli ka selline täiesti omaette kogemus. Ma mõtlesin, et me teeme äkki selline 5-6 sushi tükikest, aga lõpuks me vist ikka tegimegi kuskil 10 või 12. Ja kuna ma eelnevalt olin selle anger ja kausi ära söönud, siis mu kõht oli ikka nagu väga täis. Nii et ma tegelikult paar viimast sushi tükki isegi ei teinud. Ja see, mida te just nägite, oli Made Cafe. Teate, ma ei oskagi isegi sellele nimetust anda. Ta on lihtsalt nagu nii Jaapani asi, kui Jaapani asi olla saab. Kohati siin selliseid huvitavaid asju mõeldakse välja. Aga kusjuures ilmadega meil vedas, nii siis me käisime ka palju jalutamas õhtuti veel peale meie kava. Ehk kokkuvõttes mul tuli selline 30 000 sammu peaaegu iga päev. Aga siin me sõitsime siis meie 3. päeval Tokyost välja. Meil oli plaan minna matkama, aga enne seda tahtsime ka söömas ära käia. Kahjuks olid kõik kohad millegi pärast kinni. Lõpuks me saime süüa, seal oli toit nii hea. Kell on 2:18 ja me alustasime oma matkakesega. Käisime just ka söömas sinu kanad. Et vaatame, kuidas läheb. See ei olnud selline tavaline matk, vaid see oli nagu mäe otsa. Ja nagu ka näha, siis pigem see teekond sinna oli nagu treppidena. Ehk siis tõepoolest see natukene nagu võttis võhmale, kui näha minu punast nägu siin. Aga samas see vaade oli imeline, nii et kõik oli tegelikult väga okei. Jõudsime üles hullu tempoga, aga kõik oli seda väärt. Ja me kõnime alla. Alla on kuidagi oluliselt raskem minna, sest jalad võtavad tudisema. Aga siiski, kuna see on selline salajane trail, või salajane rada eesti keeles vabandust, siis nime ma siia ei ütle. Järelikult peate tulema ise terve Explorega ja vaatama, millist rada me vastasime, et näha neid imelisi vaateid. Aga jah, nagu soovitan 100%. Ning nagu ma ennist mainisin, siis meil olid ka onsenid toas ja no ütleme nii, et mina võtsin oma aja, et seal lõõgastuda. Käes on 4. päev. Ma ärkasin täna 6:50, sest me hakkame teise linna minema, ehk siis praegu on kell 7:17 ja pakin ülimesed asjad ära, siis lähme hommikus sööma. Kuna me täna magasime sellises traditsionaalses Jaapani kohas, siis meil on ka traditsionaalne Jaapani hommikusöök, ehk siis äratavasti mingi kala, riis ja sellisem võib-olla nagu kogukam hommikusöök. Siis me lähme kiirrongiga Osakasse.
Kiirugiga me sõidame umbes 2 tundi ja õhtul ootab siis meid ees ka väike tuur. Aga eilsest matkast veel nii palju, et minu ajad on natukene kanged. Mitte nagu väga palju, aga siiski on tunda, et ma midagi eile tegin. Võrratud vaated olid. Nii et kõik oli asja, et ma arvan, et ma olen täna veidi väsinum, kui ma praegu olen, aga täitsa okei on veel olla. Võib-olla päeva jooksul tuleb mingisugune uni peale. Aga jah, päevad on tihedad olnud. Sellised nagu ägedad tegevused on siia pandud. Jällegi soovitan kõigile tulla vaadata Jaapanile, sest et see kava on kokku pandud nagu väga sellistest erinevatest osakestest. Nii et jah, aga okei, ma lähen nüüd hommikust sööma. Selle nimi on putaman ja siin sees peaks olema mingisugune liha ja siis siia peale läheb ka nagu selline wasabi asi. Osakas me olime kokku vaid 1 päev ning selle päeva jooksul meil oli selline asi nagu toidutuur. Me maitsesime erinevaid toite, näiteks siin te näete okonomiyakid, aga lisaks me sõime ka veel takoyakisid, udonid, putamanni ning magusaks sõime sellist pirukat, kus sees oli punasua pasta, mis on Jaapanis nii populaarne, et seda minu meelest igal pool. Enamus toite ma olin tegelikult ka muidugi varem maitsnud, aga siiski Osakas need maitsevad isegi teistmoodi, sest öeldakse, et Osaka on Jaapani selline toidupealinn. Samuti see okonomiyaki, mida te siin näete, tehakse ka piirkonniti erinevalt. Sellepärast, et näiteks kui me Tokyos teeme seda, siis siin on see sellisem paksem. Osakas meie giid ütles, et seal nad teevad seda rohkem selliselt õhukesemalt. Ja mulle näitekski meeldib, kui ta ongi selline paksem, aga ma usun, et ma olen ka ära harjunud sellega, mida me kunagi Tallinnas tegime. Kusjuures nagu ma enne mainisin, siis Terra Explorer reisid on pigem sellised seiklusrikkad, mis tähendab, et see ei ole selline tavaline reis, kus giidil on mingisugune lipp käes ja siis te kõnnite kõik, vaid giide on nii-öelda minimaalselt, et siiski saaks oma küsimusi küsida, näiteks ajaloo kohta või mis iganes kultuurilised küsimused, aga samas on ka hästi palju omal käe lavastamist, turismikohtadest eemale minekut ning ongi sellised nagu elamusreisid. Sellepärast ei ole ka grupid kunagi suured ja pigem on selline tunne, et sa reisid nagu oma sõprade või tuttavatega. Aga tulles nüüd selle reisi juurde tagasi, siis kuna meil oli Osakas vaid 1 päev, siis me üritasime sellest kõik võtta. Ehk siis peale tuuri me käisime veel Osaka Castle'i juures ning õhtulõpetuseks me ööbisime kapselhotellis, mis oli ka minu jaoks esimene kogemus ning tegelikult see oli selline väga huvitav, aga okei, võib-olla ma rohkem ei teeks seda. Eelmisel päeval me liikusime kohe edasi teise linna, et siis ööbida 1 päev koos munkadega. See on selline väike linnakene, käisime ka kalmistul kõndimas rahulikult ning see tegelikult on ka öösel täiesti teistsugune. Ehk siis me käisime öösel veel teise ringi ka ära seal. Meie rõdult avanes nii ilus vaade ja mulle tohutult meeldivad sellised mägede vahel olevad majakesed. Nii õhtusöögiks kui ka hommikusöögiks me sõime sellist traditsionaalset toitu, mida nad seal söövad. Kuna tegemist oli aga taimetoiduga, siis minu kõhti natukene tühjaks pärast seda. Okei, ma päris kõike sealt ei söönud ka, aga kuna tegemist on lihtsalt väga süsivesikute rohke toiduga, siis ega sealt kõhtu väga pikaks teisi ei saanud. Ning oli ka järgmine päev ja me tahtsime kiirelt veel seal tagaaias tiiru teha. Ja no tõesti, vaadake, kui mõnus ja rahustav see on olla. Sealt me sõitsime edasi Kyotosse ja mina olin suhteliselt arusaamal, et mulle väga meeldib Tokyo ja no okei, siiani meeldib, aga nii kui ma astusin sealt rongijaamast välja Kyotosse, no ma ei tea, mis toimus, aga mulle tohutult meeldib Kyoto. Kyotos me olime kokku 3 päeva, sellepärast, et ka nende meelest on see Jaapani üks ilusamaid linnasid. Ja mul oli hea meel, et me seal 3 päeva olime, sellepärast, et see aeg läks isegi tohutult kiiresti, aga meil oli ka selliseid palju tegevusi, nagu ikka mida teha. Nagu näete, siis me käisime ka teetseremoonial, mis oli ka väga põnev kogemus. Ning õhtul käisime linnas ringi, sõime erinevaid sööke ja mõtlesime, et äkki näeme ka geishasid seal, mida me tegelikult ka lõpuks nägime. Ja võt see oli küll selline nagu äge tunne ja kogemus. Järgmise hommikul märkasime üli vara, sellepärast, et need on need tänavad, mis muidu saavad koheselt päeval turistidega täidetud. Märkasime siis isegi enne 6 või äkki kuskil kella 6 umbes. Ja no kindlasti enne 7 me olime väljas.
Vahepeal me nägime ka sellist linnukest, ma ei tea, mis linnuga tegu oli, aga ta oli lihtsalt nii armas. Ja samuti oli ka ülihea üks Prantsuse kohvik, kus me käisime hommikusööki kogu aeg söömas. Nad ise tegid neid saiakesi seal hommikul ja need olid nii mõistliku hinnaga ja see kohv oli ka nii hea. Me käisime ka Fushimi Inaris ja nagu näha, siis siin on nii palju inimesi, aga me teadsime ka sellist nii-öelda salakäiku ja lõpuks me jõudsime välja bambuse metsa, mis oli tegelikult nagu peaaegu meile, sellepärast et me ei näinud isegi seal väga palju inimesi. Kokkuvõttes, kes tunneb, et ta vajab veidikene tuge reisimisel, aga ei taha teha seda suurte gruppidega, siis ma väga soovitan Terra Explorat. Neil on ka peale Jaapani veel mitmeid sihtkohti ja sinna ikka vaikselt veel lisandub juurde. Tuuride programmid on täpselt niimoodi välja mõeldud, et me ei oleks alati ainult suurte turismihulkade keskel, vaid et näeksime ka sellist teistpoolset ilu. Isegi kellaajad on niimoodi sätitud, et kõik oleks täpselt ilusti nähtav ja näiteks öine linn on hoopis teistsugune kui päevane. Nii et ma panen alla Terra Explora lingi, kus te näete, millistesse sihtkohtadesse nad veel pakuvad oma reise. Ning ja kui sinu soov on ka näiteks kogeda Izakaya kogemust või leida üles Coca-Cola, mida ma siin maitsen, sellepärast et see ei ole päris Coca-Cola, vaid hoopis ise tehtud. Või ööbida koos munkadega või käia teatud linnades, mis on sellised ära peidetud, siis mine vaata üle. Suur aitäh, et video ära vaatasid ning kohtume järgmises videos.